Ja räägime nüüd veel Vue enda viimasest tehnilisest asjast, mida meil sellel kursusel vaja on, ehk siis state management. State management üleüldse on JavaScriptis üks üsna keeruline asi ja kui me oleme Reacti juurde, siis seal nagu näeb rohkem selle ümber olevaid probleeme, aga sellega on JavaScriptis tavaliselt palju segadust ja palju küsimusi, eriti kui see state hakkab muutuma suureks. Ehk kui teil on vaja hoida mitut megabaiti state'i, millega mina oma elus olen tegelenud, on näiteks reisibüroo website, kes müüs igasuguseid reise, igasuguseid hotelle ja mida iganes. Suur otsingusüsteem oli seal taga ja sealt võis vabalt tulla teile kliendi otsingu peale vastuseks näiteks 3000 hotelli, igas hotellis paarsada ruumi ja siis kõikidel nendel ruumidel veel hunnik erinevaid igasuguseid omadusi, mis seal on siis lubatud, mitte lubatud, suitsetajad, koerad, wifi, mis iganes, hinnakategooriad, asjad. Ja see kõik oli vaja siis ühe pika listina ekraani peale kuvada ja sealt siis lubada kliendil igasuguseid filtreid kehtestada. Et mitu inimest peab toas olema ja kas tal on koera vaja kaasa võtta või mida muud iganes ja vastavalt selle tuli seda listi siis kogu aeg ümber mäppida. Ja siis see õpetas mulle valusalt, et kõik igasugused toredad state'i haldamise meetodid, mis JavaScriptis olemas on, tegelikult lõpuni hästi ei toimi. Ja nüüd on, seal siis lõppes tavaliselt lihtsalt ühe staatilise objekti tegemisega, mille otsas manageerida ja siis tuli välja mõtelda, kuidas sellest aru saada, et kui selles objektis midagi muutub, kui sealt keegi valib midagi sealt umbes ühest hotellitoast endale, siis kuidas kõik ülejäänud komponendid sa teaksid, et nüüd tuleb mingisugust hinda kuskil päises ümber arvutada ja mida muud iganes teha. Aga Vue oli siis samade probleemide otsas ja pikalt üldse state'i ei manageerinud. Igaüks võis seda state'i lahendada kuidas iganes. Seda on siis JavaScriptis tõesti väga erinevatel viisidel läbi aegade proovitud teha. Aga Vue nüüd siis tuli lagedale juba mõned aastad tagasi, ehk siis koos Vue 3-ga tuli siis välja selline asi, mis on Pinia. Ja see nüüd ametlik state management ja lahendab siis, lisaks selle, et ta lahendab seda state management'i hästi, siis mida üldse me kogu state management'iga proovime lahendada, on see, et me ei peaks siis tegema asja, mille nimi on property drilling. Ehk siis andma seda mingisugust parameetrit, mis meil on läbi mitme komponendi muudkauga edasi ja edasi ja edasi ja edasi. Ma ei tea, näiteks sisse logimine on ju selline asi, kus te saate endale mingisuguse kasutajanimi, külge kirjutate siia päisesse mingi hello user, siis seda tuleb kasutada siin lehe keskel, siis seda tuleb kasutada siin footeris ja kus iganes veel. Või näiteks, kui teete veebipoodi ja seal tellite midagi, siis ka kuhugi siia päisest tuleb näidata, et ostukorvis on 5 asja ja see maksab nüüd nii palju. Ehk neid sellise state'iga seotud asju on vaja luksutada läbi mitme elemendi. Ja see kõik teeb selle asja keeruliseks, sest kuidas me läbi mitme elemendi, eriti kui mõtleme, et meil on elementide puu, juurelement ja selle sees on mingi järgne element, mille sees on järgne element, mille sees on järgne element, kuidas saad siis see kõik läbi saata. Ja see hakkab üsna varsti muutuma ebameeldivaks, sest hakkavad sellised pikad ahelad tekkima. Ja seda siis proovivad kõik need erinevad state management'id lahendada, et kuidas siis kuidagi tsentraalselt oma rakenduse state'i hoida. Et ühe komponendi sees on kõik suhteliselt lihtne, teeme oma ref'e ja kõik on tore, aga kuidas siis hoida midagi niisugust, mida peaks siis jagama. Ja seda on siis nüüd Pinia siis lahendanud. Ja esimese osaga on see Pinia setup, selle te saate out of the box, kui te Pinia endale kohe alguses valite. Siin on lihtne, eks siia tuleb siis app use create Pinia juurde. Ja hakkab siis kogu selle Pinia definitsioon tegelikult peale hästi lihtsalt ja see on tõesti müstiliselt lihtne. Hakkas siis peale sellega, et tuleb siis defineerida mingisugune store, ehk siis hoidla endale, funktsiooniga define store. Selle store'il on nimi ja story defineerib siis funktsioon, mis tagastab objekti. Ja sellest siis, mis ta see define store tagastab, on siis mingisugune funktsioon, millega saab endale väliselt siis võtta referentsi sellele store'ile, siis tavaliselt sellele antakse mingisugune nimi nagu use counter store, näiteks siin, ehk siis use ja siis selle story nimi. Ja siit see tuleb kokku, on ju store ja counter. Ja edasi on kõik suhteliselt lihtne, ehk me siis kasutame siin kõiki meile teadaolevaid Vue elemente, ehk meil on siis olemas siin ref'id, meil on olemas siin computed, siis me saame siia defineerida nüüd lisaks siis Vue enda asjadele juurde funktsioone,
ehk siis nagu action'id sellised, et tee midagi, mis siis seda refi kaudu defineeritud asju siis muudavad. Ja lõpuks siis kõik see, mis me oleme siin defineerinud, selle kõik saab siis eksportida ehk return. Ja see nüüd ongi siis nii-öelda meie tulemus, mida me siis counter story seest saame siis kätte, ehk mingisugune objekt, mille sees meie referentsitud ehk nii-öelda siis trackitavad objektid ja mingid funktsioonid, mis sellega tegelevad, on. Ja kuidas me seda kasutame? Ehk siis kõigepealt use counter store, ehk me impordime selle funktsiooni, mis me siin oleme defineerinud ekspordiga. Siis me ütleme, et me kasutame seda storet ja nüüd see store siis nagu shape'i poolest on siis see objekt siit. Ehk me saame siit store sest endale ütelda store.increment ja mida iganes siis sellega tehakse, +1 või store increment by 5. Ja teistpidi store seest me saame siis kätte oma muutujad, ehk siis store count ja store double count vastavalt siis selle refi ja selle compute'i. Nii on see kõik nagu lihtne ja kes nüüd tahab, saab natukene keerulisemalt seda piniet teha, või mis nüüd väga keerulisemalt, aga siis saab destruktureerida. Ehk see nüüd asi, mida me JavaScriptis vaatasime alguses. Ehk siis funktsioonid saab otsest destruktureerida ja refide destruktureerimiseks on siis spetsiaalne funktsioon store to refs. Ehk kui siis seda store to refsi kasutada, kõigepealt on vaja importida, siis see store to refs annab nüüd meile siit siis välja selle count ja double count otse, need refid, ja me saame neid põhimõtteliselt otse kasutada, ehk me saame lihtsalt teha count ++ või koodis siis count.value ++ ja seega toimib täitsa edukalt. Kes nii seda teha ei taha seda access'i välja anda, siis on võib-olla mõistlikum defineerida mingisuguseid funktsioone selle jaoks. Ehk siin peab kohe mõtlema selle peale, et kui me siit selle refile otse juurdepääsu anname, siis keegi võib seda nagu igapidi siis näppida kontrollimatult. Aga tavaliselt nagu mingis väikses rakenduses see siis mingi oluline nüüd probleem ei ole. Ja kirjutasin sellest ka väikese demo kuhugi kokku või proovisin. Ehk mida siis kõike siit saab. Täpselt selline use counter store koos oma kõikide funktsioonidega, nii nagu slaidide peal oli. Count, double count, increment by, kusjuures need on siit defineeritud siin erinevalt. Üks on arrow funktsioon ja teine on tavaline funktsioon. Midagi olulist siin nagu ei muuda. Ja siis kui seda kasutada, siis siin on ka nüüd näha selle store to refi kasutamine, ehk kõik need variandid on siit välja võetud. Ehk siin on see count otse, siin on double count otse, siin on incrementide kasutamine ja siin ka proovisin tõesti count ++ töötab ka täitsa edukalt. Ja niimoodi saab siis üsna mõnusalt siis Vues oma state'i igale poole laiali jagada, ehk seda võite nüüd igas komponendis, kus iganes olete, oma selle state'i importida ja seda seal kasutada ja nagu te state'is midagi muudate, nii kõik komponendid saavad sellest koheselt teada. Ja ma proovisin see siin ka järgi, saame nulli korra. Increment, tõesti, 1, 2, increment by 5 ja siin on selle count ++ tegevus. Toimib Vue päris hästi. Kõik jookseb kuhugi.